Google'i Gmaili on võimalik sisse tõmmata oma töömeile või oma kodulehe aadressiga seotud kirju. Selle kohta on eraldi video juba olemas olnud, kuid Google'i Gmailist on võimalik ka välja saata oma emaile, mis ei ole näiteks asko.perens@gmail.com kujul, vaid on näiteks töömeili kujul, näiteks info@elitech.ee. Selleks on vaja minna meil Google'i Gmaili seadetesse. Võtame siit paremalt ülevalt selle valiku ja võtame seaded. See leht on meil siin juba ees. Nüüd valime ülevalt kontod ja importimine ning saada kiri kui. See on koht, mis meid nüüd huvitab. Et praegu on võimalik meil kõiki kirju välja saata ainult Gmaili aadressil, kuid kui me siia lisame nüüd ühe uue e-posti aadressi, siis on meil võimalik kirju välja saata ka oma teise e-posti aadressi pealt, mõne sellise posti aadressi pealt, mis on teil Elitechi serveris. No, võtame siit näiteks lisa veel üks teile kuuluv e-posti aadress. No, kirjutame näiteks siia Elitech info, paneme e-posti aadressiks info@elitech.ee, ei kohtle pseudonüümina. Ja nüüd võtame edasine toiming. Nüüd on meil vaja määrata siin väljuva serveri, sest kui te tahate saata mitte Gmaili aadressilt, vaid näiteks oma isikliku maili aadressi pealt, meie puhul siis näiteks info@elitech.ee aadressilt, siis on vaja määrata SMTP server. Siin on juba paika pandud, et väljuvaks maili serveriks on smtp.elitech.ee ja see on õige. Nüüd port peab olema 465. Kasutaja nimeks Elitechi puhul, meie konkreetselt puhul, on Elitech info@elitech.ee ja nii kasutaja nime kui parooli saate te Elitechi kasutaja toelt. Igal kliendil, kas ta siis on näiteks www.eturg.ee või mingisugune muu kodulehe aadress, igal kliendil on oma kasutaja nimi ja oma parool, et selleks pöörduge klienditukke. Meie sisestame siin oma parooli ja viimases valikus on vaja valida TLS. Paneme siia ka märke ning lisakonto. Nüüd järgmisena tahab Google'i Gmail kontrollida, kas see ikkagi on teie maili aadress, mille pealt nüüd kirju välja hakatakse saatma. Ta saadab teie maili aadressile, meie puhul siis antud juhul info@elitech.ee, saadab ta ühe kontrollkoodi maili peale. Ja see kontrollkood on vaja nüüd järgi vaadata ja siia sisestada. Vaatame meie info@elitech postkasti ja näeme, et tõepoolest on tulnud sisse selline kiri Gmaili meeskonnalt, Gmaili kinnitus. Ja näete, siin kirja alguses kohe on olemas see kinnituskood, üsna pikk kood, võtame Ctrl+C, kopeerime ning sisestame Ctrl+V-ga või pastega ta siia väljale ning kinnita õigust. Nüüd Gmail on saanud aru, et see tõepoolest on teie maili konto ja teile on loodud uus maili aadress, mille kaudu te saate kirju välja saata. Võtame näiteks siit nüüd postkasti ja hakkame looma uut kirja. Siis on meil võimalik saatjana juba valida, et kumma postkasti alt me tahame saata, kas me tahame saata oma kirja välja Gmaili postkastilt või tahame kirja välja saata oma töö e-maililt.